Eks nüüd kevadel hakkab iga autoomanik ka oma autole rohkem tähelepanu pöörama ja üllatust, teinekord tulevad selle auto kerelt välja igasugused kriimud ja täpid ja kindlasti süda hakkab kiiremini põksuma, et kuidas nendest lahti saada ja mõni võib-olla lihtsalt unustab ära ja ei tahagi, ei pööragi sellele tähelepanu, aga korralik autoomanik kindlasti seda teeb. Räägime täna vahatamisest, et miks või mis asi see auto vahatamine üldse on, kui seda nii-öelda terminoloogiasse panna? Vahatamist võib siis nimetada nii värvi hoolduseks kui värvi kaitsmiseks ja seda oleks mõistlik teha vähemalt 2 korda aastas. Põhilised perioodid on ikkagi sügisene ja kevadine hooaeg. Praegu on meil siis käes juba kevad ja ongi paras aeg selle peale mõelda. Mõningad vahad küll on värvipigmenti sisaldavad ja aitavad kriime katta ja peita, aga see tulemus on suhteliselt lühiaegne. Et kriimude eemaldamiseks on vaja ikkagi autot siis läigestada või poleerida. Kui ütleme, võtta aluseks need samad kriipsud siit kapotikaanelt, et kas neid on võimalik ka vahatamisega või mingi muu tegevusega välja saada? No need kriimud, kuna ma nende tausta tean, siis tean, et neid saab kindlasti vähemalt läigestamisega eemaldada, võib-olla isegi ka vahatamisega, kuna ka vahad sisaldavad mingil määral abrasiivseid läigestavaid osasid, mis aitavad eemaldada laki pinnalt siis ka oksiidikihti, näiteks mis samamoodi aitab seda läiget siis taastada värvil. Millist vaha siis ikkagi kasutada ja millise auto puhul? Siin on näiteks sellised asjad vaja kindlaks teha, et kui värske see auto on, ehk siis kui värske on see värvkatte autol, et kui on värskelt tehasest tulnud või on ülevärvitud auto, siis värv tõenäoliselt vajab järelkuivamisaega ja sel juhul ei ole mõistlik panna peale nagu püsivaha. Sellisel juhul tuleb valida kiirvaha, mis annab värvil hingata. Kui auto näiteks seisab väljas puude all ja lindude väljaheited on pidevalt kapoti peal, siis need kahjustavad lakikihti ja sel juhul on kindlasti vajalik auto ikkagi vahatada ja püsivaha panna. Kas siin on vahe näiteks see ka, kus riigis auto toodetud, mis automark on? Siin on ilmselt siin on see vahe sees, et Euroopas toodud autod jõuavad meil kiiresti kohale ja kui uuele autole panna püsivaha peale, siis ei pruugi olla värvkatte veel piisavalt järel kuivanud. Vahade valik on meil väga lai ja nad on üsna spetsiifilised, aga et nagu asi väga kirjuks ei lähe kliendil silme, siis me tooks mõningad üldistused. Et kevadel soovitame kindlasti UV kaitsega vaha, mis on paratamatult kevadel UV kiirgus on nagu intensiivsem ja kindlasti esmavalik. Aga alati loomulikult tasub pesulas pidada konsultatsiooni, et saada õige valik oma autole. No ma loen siit tegelikult välja Banana Crème Wax, et kas on siis tegemist sellise banaanilõhnalise, et tegelikult vahade maailmas eksisteerivad ka sellised erinevad lõhnad vahadele. Jah, et Presto Malco vahad vähemalt on siis hästi ära ka lõhnastatud, et on nii töötajal meeldiv seda panna või siis autoomanik ise soovib seda enda autole paigaldada, panna vaha, siis tegevus on meeldiv, et ei ole keemialõhnaline. Vahadel kindlasti on erinevused sees ja nende valikul peaks lähenema siis autopõhiselt, et uurima, kus autot kasutatakse, mis seisus värvkatte on, kui värske värvkatte on ja nii edasi, et need kõik mõjutavad selle õige vaha valikut. See on nüüd vahadest veidi kõvem kaitsevahend ja tema nimigi ütleb, et värvikaitse, paint sealant inglise keeles, sisaldades siis hüdrokarboone, mis annab talle erilise kestuse ja pikaaegse kaitse. Millistel puhkudel seda võiks näiteks kasutada? Seda võib kasutada nüüd täitsa uute autode puhul ja ka poleeritud autode puhul, aga uute autode puhul tuleb siis pidada see vahe sisse, et värv oleks ilusti ära kivistunud ja järeldahenenud. No kui auto on kenasti vahatatud, kas selle puhul, selle auto järgneva hoolduse puhul on oluline ka, kuidas ja kus seda pestakse? Tähendab, oluline on see, et kuidas seda pestakse, et näiteks on vahakestvusel määravaks tähtsuseks ka pesuained, et kui need sisaldavad lahusteid, siis need korjavad vaha päris kiiresti maha. Teisest küljest oleme, nagu varemgi saates oleme rääkinud, on vaha püsivusel on oluline selle nagu taastamine ja hooldamine, et iga pesu järel taastatakse kiirvahaga. Ehk et siis kõige mõistlikum viis oleks pärast püsivaha alati põhjaliku pesu järel
ka autot katta kiirvahaga. Täisvalik ei ole muidugi kõikides pesulates sees, küll aga tuleb võtta ühendust ja esitada oma soovi ja küll kindlasti leiame lahenduse, et ükskõik kus kohast siis asute. Kõigepealt tasuks vaadata meie kodulehekülge, siis seal on meil kõikide pesulate kohta info olemas, aga tänasel päeval on meil siis partnerpesulad Tallinnas Rotermanni keskuses, Tallinnas Tulbi pesula Viru keskuses, siis on Pärnus meil Port Arturi juures partnerpesula, Valgas on meil Turu platsi juures, Tartus Seppelini keskuses ja Sõbrakeskuse juures ning Rakveres Kroonikeskuse all. Et meil pesulad asetsevad mugavalt kõik kaubanduskeskuste juures ja kliendil on autopesu jaokski ja mugav kasutada siis pesu ajal kasulikult aega kaubanduskeskuses.